Hallo. Hallo, kas Tiit Seki kuuleb? Jaa, ma kuulen. Nii, kuule, vaatan, et siin kenasti on juba jõulud metsas uus laul valmis, Tiit Seki, Dark Velvet, Neiukesed ja Spiili Miili esitavad seda, aga räägime nüüd sellest, et selle laulu esitame kindlasti 6. detsembril ka seal suurel jõulusimmalil, et räägi, kuidas sellega praegu ettevalmistust on ja kas pileteid veel on ja kuidas on? Piletid on, sest tegelikult jääks ikkagi viimase minutile tõenäoliselt ostmised, aga tulete siis rahvale meelde, et see jõulusimmani pilet müüakse eelmüügis siis ainult esimesed inimesed, et tahtnud kiirustada, et kui eelmüügi piletiga saab sisse ja siis ma ei oska ütelda, kui palju neid on, kes seal nagu koha peal ostunud piletitega siis sisse saab. Nii et koha peal on 10 eurot pilet sõnaga. Jah. Et siis ka kohti ja värki ikka veel leidub. Ja siis ütleme, see jõulumetsas lugu, see on tegelikult vana laul juba, aga nüüd on natukene värskendust saanud, pühkisime tolmukivi maha, avaldasime selle loo ja tulekul on ka ju veel palju teisi laule, et uuemat toodangut. Otas kuidagi katkendlikult kaod ära vahepeal. Kuuled ikka? No mul on häälega probleeme praegu. Ma nüüd teeks praegu väiksene sükse lükke nüüd teisele teemale momendiks, et rääkiks korra sellest filmist Õiglust ka, et kas seda on näinud, ma tervitaks siinkohal Sten Koolmani vastu, kes duublit tegi ja mind ka nagu mainis ära seal sõnaga, et aga siis sa oled ka seda Õiglust näinud, mis Toomas Harjase filmi tegi? Ja ma käisin Tartus esilinastusel ja peaks nagu mehi kiitma, sest tegelikult Toomas on päris hea töö ära teinud ja au ja kiitust tohutu vaeva eest, mis ta on näinud. Ja ikka, ütleme, kui keegi midagi hästi teeb, siis ega neid häid sõnu nagu ikkagi ei tule. Pigem on seda negatiivset hinnangut ja ütleme kriitikat, et aga sellega peaks nagu ajakirjanduse poole pealt arvestama. Et ühe sõnaga vist oli 1,5-tunnine film, nagu ma Toomas Harjalt nagu kuulsin või? No tund ja 10. Tund ja 10, ahah, selge. Jah. Nii et ühe sõnaga film nagu igale maitsele. Tasub vaadata, jah. Et näitlejad on küll harrastusnäitlejad, aga kõik on tegelikult väga tublid ja nad on oma osadega väga hästi hakkama saanud. Ja vaev, mis on sinna film pandud. Kuna ka Tiit Seki osales seal filmis ja sõnaga, et kuidas sa oma selle osalemisega nagu siis rahule jäid või mismoodi? No minul oli väike roll, et ma olin nagu vangivalvur. Ahah, Pärnu vanglas. Pärnu vanglas ja et tegelikult olen seal kaadrites sees ja täitsa ära tuntav. Nii, aga nüüd räägime ikkagi siis sellest 6. detsembri üritusest, et see jõulusimman, et ehk tahad midagi täpsemalt veel rääkida, et kuidas nüüd asjalood on? Jah, need esinevad, nüüd on artiste isegi juurde tulnud, tegelikult meil on plaan panna isegi jõuluvana laulma. Teeme temaga ka tohutut tööd, et siin on materjal ette antud, et ta laulusõnadki ilusti pähe õpib. Siis on ju Jaani Piiroja tuleb, esitab oma lokki. Siis on meil ju Raske Kahurvägi ehk siis ansambel Spiili Miili kohal. Siis oleme meie kohal, on ju nii. Popstar Raitson, kes esitleb siis plaati. Siis on ju meil peaesineja Marko Tasane. Vot nii. Et eriti kõva sõna ka ütleme sealt poolt, et armastavad sektiisi ja seokest meellahutust. Et jõukit asja pole Sodjaagis varem nähtud. Ja muidugi on lubanud ju tulla, või on lubanud, ütleme niimoodi, et siis külalisesineja on ju meil Arnold Oksmaa Soomest. Ja siis on ju veel neid, kes seal lavale astuvad. Nii et igastahes ühe uue laulu teeme ka veel ära, mis on jõulude teemal, nagu sa mulle sõnad saatsid juba. See on rohkem kui, ütleme, loo nimeks saab meil headult aastat, nagu sa tead. Jah, nii nagu ma... Selle looga oleme ka ilusti stuudiosse nüüd ja selle looga sisse salvestame. Et siis... Kas mõni plaat ka seal müügil veel on?
peaks olema isegi natukene mingi käpatäis, mingi pakun välja mingi 5-6 tükki on mul seal kuskil lausa olemas. Ja siis peaks olema meie need näopiltidega võtmehoidjad ka seal vist müügil, ma arvan. No igatahes M1 muusika on meil lubanud seal rahvast üllatada. Nii et M1 muusikaga on see võtmehoidja, siis Hillar Kohvi piltiga, Tiit Seki piltiga, nii et mitmed võtmehoidjad seal päris, et kel huvi on, et siis saab... Päris huvitav, et inimestel on nagu annet ja fantaasial lastud lennata, et miks mitte. Aga läheks nüüd sujuvalt jõuludest nagu sinna juba uude aastasse, et kas sa sinna pole ka midagi nagu ette räägid juba? No järgmine pidu on siis ju 10. jaanuar Zodiagis sõbrapäeva pidu, et siis vallaliste pidu, aga tõenäoliselt nüüd just nende, siin paari negatiivse inimese suhted, kes on meile ikka väga palju seda laimu ja pori ja igasugust paska meile, meid nagu üle vaadata. Ma arvan, et need negatiivsed inimesed anname kohtusse päris sõnaga, et kaua nad jauravad. No, eks nendega nüüd tegeletakse. Aga jah, et paraku, ütleme, niisugune suur üritus nüüd Zodiagist tänu nendele halvale, ütleme, aurale, mida nad on sealt, ütleme, välja paiskanud, on ju. Et tõenäoliselt, lihtsalt ei jõuavad kõige halva vastu võidelda. Ma arvan, et ma ma teen isegi ettepaneku ühele tublile selgeltnägijale, kutsun sinna Zodiaki, lasen selle halva auru ära puhastada, et sõnaga, et negatiivsest sealt välja läheb. Sest mul on need täitsa... Millegi pärast on vihkamist ja õigust nii palju, et keegi nagu ei saa sellele pihta, et miks niimoodi inimesed üldse käituvad. Aga lähme nüüd sõbrapäevast võib-olla veel edasi, et kas veel kevade poole midagi nagu... No on kutsutud siis Keilasse tagasi, et need kuupäevad on ka enam-vähem paigas juba, et neid ma praegu veel ei avalda. Et siis on ju erapeod ja tegelikult on ju võimalik kutsuda meid üle Eesti igale poole. Aga mõni ikkagi mõtleb, et kuidas ikka kutsuda, räägid äkki ikka üle veel, kuidas see kontaktid on ja mis moodi? No, kõige kergem on kutsuda tiitseiki.ee ehk siis sealt saate kirja vaadata, kas see kuupäev on vaba, mida soovite ja need tasud ei ole nüüd hirmkallid, et nüüd ütleme, inimesed ei jõua tellida. Aga ma tooks sükse väiksel asjandusse ka siia sisse, et kui need suured kaigaste loopiad ikka ütlevad, et Tiit Seki võib kole rikkaks saada nii ja naapidi, et mis sa neile ütleksid vastu? Et igasugused... Sellega ei teeni mitte midagi ja et igasugused... ei ole niimoodi, mind on isegi... Jaa, et siin on süüdistatud isegi Zodiagis, et me rahapesus ja kõik niimoodi, siis tegelikult ei... Seal liiguvad ikka nii väiksed summad läbi, et seal ei ole võimalik üldse niisugust asja üldse üles tõstatadagi, et see on väga vale, sest sellega ei teeni mitte midagi, et osad teevad, nagu sa tead, ja oleme ju kahjumis olnud ja isegi juurde maksnud. Nii et see asi on läinud... Väljaminekud on alati suuremad kui sissetulek on. Nii et need igasugused kaebused ja kirjasaatjad või need, kes saadavad igal poole kirju, et need võivad omadega pikalt minna sõnaga, et et tegelikult vaata ju, ütleme, kas siis filmimaailmas või muusikamaailmas, lihtsalt sellega peab leppima. Et on inimesi, kes ei armasta seda, mida sa teed, või on inimesi, kes vihkavad seda, mida sa teed. No kõigile meeldida ei saa, on ju nii. Sa teed oma tööd ju neile, kellele sa meeldid ja kes sind näha ja kuulda tahavad. Selge, ma pean nüüd siinkohal ütlema seda, et selle video nagu ära lõpetama, et juba üle 9 minuti on juba pikk, et teeme siis nii, et kutsume kõiki veel piletid ostma, kes veel soovivad Zodiaki jõulusimmanil piletid, et on saada sõnaga ja siis... Facebookis muusikastuudio all, ehk siis jõulusimman 2019 on kogu info üleval. Vot, et soovime kõigile siis kena jõuluootust aega ja siis kohtume 6. detsembril Zodiagis suurel jõulupeol, et olge tublid ja terved. Ja sinna ka ja 26. novembril ilmub Eret Kuuse kontol pidupäeva muusikavideo. No näed. Mida on pool aastat tehtud. Nii, kõik head ja tšau!